400 € on hind, mis täna makstakse Eestis keskelt läbi ühe telefoni eest. Täna aga me vaatame otsa vaid ühele 400 € telefonile. Ja ma kohe seletan miks. Täpselt nagu eelnevatel kordadel võtan lahti Eesti e-poed, panen paika hinnataseme ning teen valiku. Esimene leid on Nokia 7.1. Väga kena disainiga seade, mille ehituskvaliteet on nagu eelnevatel Nokiatel. Fantast. Peaaegu puhas Android, mis jookseb kenasti veidi lahjema raudvara peal, aga annab võrdlemisi kiire uuenduste tsükli. Kõik, kes täna Androidi maailma natukenegi süvenenud, teavad, et see uuenduste tsükkel on täielik peavalu. Kõik aga ei ole perfektne. Kahjuks puudub Nokial vee- ja tolmukindlus ning seadet saab laadida vaid kaabliga. Juhul kui need puudujäägid sind ei morjenda, siis soovitame seda seadet kindlasti kaaluda. All kirjelduses on ka mõned asjalikud ülevaated. Meil tekkis küsimus, mis valikud tekivad siis, kui tõsta otsitava seadme hind 500 € peale? 24-kuulise lepingu puhul tähendab see kuus umbes 4 € lisakulu, mis meile silma hakkas. Väga palju eelmise põlvkonna lipulaevu. Esimene seade on Huawei Mate 10 Pro, millest circa aastake tagasi ka rääkisime põhjalikumalt. Suurepäraste kaamerate, hea jõudluse ja suure akuga Mate 10 Pro oli veel aasta tagasi 900 € maksev seade. 6-tolline AMOLED-ekraan on kena pildiga, 6 GB RAM-i ja 128 GB sisemälu on tänaste lipulaevade standard. Viimased maksavad aga muidugi sadu eurosid rohkem. Seade ei karda niiskust ja tolmu tänu IP67 standardile, miski pole ideaalne. Kahjuks Mate 10 Pro oskab samuti end vaid juhtmest laadida ning disain trenditeadlikule inimesele võib tunduda natukene liiga pragmaatiline. Kui aga suur ekraan, head kaamerad ja väga korralik aku eluiga on need, mida sina seadmest otsid, siis soovitame kindlasti Mate 10 Prod kaaluda. Eelmine kord avastasime, et 400 € sisse mahub iPhone 6S. 500 € sisse aga mahub veidi värskem seade, iPhone 7. Juhul kui õuna palju kiidetud ökosüsteem tundub sulle põnev, aga 870 € on liiga kallis, siis see mudel on midagi, mida kaaluda. Isiklikku 2-aastast kogemust jagasin teiega alles hiljaaegu ning leidsin, et ajahambale peavad iPhone'id päris hästi vastu. Jooksutab kõige uuemat iOS-i ja teeb seda väga edukalt. Kahjuks on 7 disain päris kõvasti vananenud. Laadimine toimub vaid juhtmega ning odavama mudeli sisemälu on vaid 32 GB. Ehk oled sina üks neist, keda sellised asjad ei morjenda. 3. lipulaev, mis sõelale jäi, on Samsung S8, mille eripärad on muljetavaldavad. Korralik jõudlus, mille tagab Samsungi poolt toodetud protsessor, fantastiline ekraan, mis valgub äärtest alla. Seade näeb endiselt väga modernne välja. IP68 standardile vastav vee- ja tolmukindlus, juhtmevaba laadimine ja nii edasi ja nii edasi. Nii nagu ikka, kõik ei ole ideaalne. S8 suurim mure on tarkvaraline. Nimelt on Samsung võrdlemisi aeglane Androidi uuenduste osas. Juhul kui otsid aga hea disaini ja raudvaraga nutifoni, on S8 midagi, mille kohta soovitame kindlasti uurida. Kirjuta siia YouTube'i video kommentaariumisse. Millist telefoni sina kasutad ja kuidas sa just selle mudelini jõudsid? Vajuta subscribe nuppu ka. Turule otsa vaadates on näha, et valikut on päris palju. 350 € maksev, hea koostöö kvaliteediga Nokia ja loetud hetked tagasi veel 800-900 € maksvad P10 Pro, iPhone 7 ja Samsung S8. Aga ära unusta, enne kui mõnd tootjat oma raskelt teenitud rahaga toetad, veendu, et see seade on sulle perfektne. Google'da, vaata videosid, loe, pea inimestega aru. Ära usalda klantsreklaami. Iga kiidab ikka enda tarbi targalt. Aitäh!